Sõbrad täna üks väike jutt, pikka te ei kuuleks hoopiski. Te teadma peate ise, mida teadma peab, jäävad endale me head ja peab. Isa, ema ütlesid, et olgu olla korv. Seisan siin Jõesuu külapoe ees, et oodata Aivarit, kes on teejuhiks tänasel retkel. Me läheme ühte väga vesisesse paika, kus kõnekäänu järgi on kogunisti 5 aasta aega, kevad, suvi, sügis, talv ja suur vesi, see on Soomaa. Ja Soomaal ootab meid kohaliku looduse asjatundja Alex, kelle juurde me täna külla lähemegi. Tere! Tervist! Meil on suured ostud täna. No kena. Mune paluks. 10 tükki. Kas teil taluvõid on? Siis paluks seda ühe pakki. Üks taluvõi, jah. Ja siis vahukoor. Tähtis asi. Üks või rohkem? Tegelikult võtaks igaks juhuks 2. Kas teil kakaod on? Meie mark. Ja nüüd peaks võtma leiba saia. Võtame ühe leiva, võtame selle vormi leiva. Ja siis 2 saia. Nii, ja siis ei sobi nagu tühja käega minna. Võtaks ühe pudeli punast veini. See võiks olla üks punane vein. Aga mida te soovitaks? Mida kohalikud joovad kõige rohkem? No kohalikele läheb hästi selline vein ja selline vein. Ise ma soovitaks muidugi sellist seda ei ole proovinudki. Prantsuse vein. Sobib? Jah, väga hästi sobib. Ja praegu tundub, et on siis kõik. Aitäh teile. Jah. Nägemist. Nägemist. Soomaa on paik, mis väärib igati oma nime. Enam kui poole rahvuspargi territooriumist moodustavad suured ja läbipääsmatud sood ning rabad. Kevadiste üleujutuste ajal on Soome veteväli koguni Tallinna pindala mõõtmetes. Täna võõrustab Iffi Alex, kes sattus Karuskosele elama tänu Sooma rahvuspargi servas asuva Saarisoo turismitalu peremehele Aivar Ruukelile. Aivar ise korraldab Soomaa jõgedel kanuumatku ja raiub haabiaid. Tema naine Annika on aga giid ja loodusfotograaf. Siiski lootust ja nii nad võivad rõõmsasti laulda. 5 viimast on meelest läinud sootuks, neid iialgi ei kutsuta lauda. 5 viimast ei kaota siiski lootust ja nii nad võivad rõõmsasti laulda. Alex on rahvuselt ukrainlane. Soomaale asus ta elama 3 aastat tagasi. Rabade keskel meelerahu leidnud mehel on 3 suurt kirge, putukad, seened ja postmargid. Tema liblikakogu koosneb 7000 eksemplarist ning Eesti rohkem kui 1000 seeneliigist tunneb ta 500. Kui vähegi võimalik, katsub Alex välja anda väikese seeneraamatu, sest head sellealast lugemist tema arvates eesti keeles veel ei ole. Alexi seenerooga me täna maitsemegi. No tere, Alex. Tere. Tere. Tere, Juha. Tere. Alex, ma olen. Aitäh, et külla kutsusid.
sa oled liblikapüüdja, sa oled seenehull, sa oled margikorjaja, sa tunned paljusid keeli. Kes sa siis tegelikult oled? Ma olen ukrainlane. Ma oskan räägida ukraina keeles kõige parem. Vene keeles ka. Ma oli ülikoolis Sankt-Peterburis. Siis ikka natukene oskan kuulata saksa keelt, Sloveenia, Makedoonia, samamoodi, sama grupp nagu Soome ja Eesti. Aga kuidas näiteks on liblikas makedoonia keeles? Tead seda? Peperuda. Sa pidid õppima hispaania keelt, et minna Lõuna-Ameerikasse liblikad jahile. No muidugi see idee nagu terve elu on sõita Lõuna-Ameerikas ja vaadata, kuidas liblikad morfo ja veel teised. Aga kas Eestis on palju liblikaid? Eestis on rohkem kui 2000 liigi. Ja sul on nad kõik kinni püütud? No 70% kindlasti on. Mis me siin keerutame, ütleme ära, et täna teeme seene sousti, nii nagu sina seda oskad teha kõige paremini. Ja me võtsime siit mõningaid toiduaineid ka kaasa, panen laua peale rohelist ja koort ja üks pudel veini. No koor on vaja kindlasti. Ja võid. Ja see on hea asi. See on hea asi, taluvõi ja... Et kui räägime nüüd seentest edasi, palju Eestis seeneliike on, mida sa tunned? Sest et meiesugused teavad kuuserisikaid, puravikke, kukeseeni, need mida turult saab tavainimene. Tavaline inimene võib olla 20 liigi, võib olla rohkem. Aga sina? No paarsada liiki söögiseened võib võtta. Tavaline inimene kardab võtta, mida ta ei tee. See on väga hästi, kui ta kardab ja kui ta ei võtta. Seened on meil laua peal olemas, millest me alustame? Meil on kuuseriisikas, see on väga maitse seeneliik, aga ta on soolane, siis on vaja leotada natuke, jah? Ja natukene ja võtta kaus, võtta vett ja natukene ja... Ja ma hakkan sibulaid nii kaua. Ja sibulka on vaja, ja... Aga vett sa võtad siit samast jõest? Ja, muidugi, see on väga puhas vesi. Sibulad tuleb väikestest tükkideks, jah? Ja. Väga peen, ja. Paneme seened siia. Sul on ju suurepärane margikogu, kus on ainult liblikate piltidega margid üle maailma. Ja palju sul neid on? Mitu tuhat, eks ole? Praktiliselt natukene veel, siis 2000 kindlasti on. Kaua need seened peavad ligunema nüüd?